üks päraselt lenn ja sellised võitlused on. Ka siin on inimesi, kes on näitanud spordikauda väga ammu esimese võitja. Nende Speedu Vaher on 36 aastane, on tegelenud Speedwayga 20 aastat, on erialalt firma juhataja ja Mikk Tagapere, 26 aastane mees on hobi korras tegelenud kogu aeg mootorispordiga. Ja tegeleb ka malega, aga vaatame nüüd, milliseks kujuneb seis. Paar juurde on juba läbitud. Numbrid 11 ja 111. No, tundvõrridega on siin aega sõita küll. Nauditav, sellepärast, et ega nemad ei pea oluliselt vormist kiirust maha võtma, et igaks juhuks pannakse siis jalg ette, et kui midagi on, aga tavaliselt ei ole. Sest hoog ei ole nüüd nii suur. Number 5, Speedu Vaher esimese seega võitja hakkab ohustama kolmandat kohta ja sellel distantsil on ka juba Ruugika sissesaada nii-öelda. Aga see õiguslikult on põnev ja napilt võivad siis Kenkaine Mikk Tagapere kolmas koht on
keegi kaalub ja ega kummivõrki ei jõua eriti hästi neli ringi on ka dünaamilist said ja 111 mitte tagapere ja nüüd siis ka Randolaane tõste seltsendale lisa mehedat tööd. Endiselt mis tagavõttes kuni. Siis Randolaane oma suurele kogemusele vaatamata hakkab võtma bronsi kohta. Tundu Laheri. Randolaane kätte või olla või edumaad, sest midagi ei ole seal väga muutunud, aga väga mõned mõdused. Mida ei ole selle, mõtlega kätte on jõudnud Randolaane ja ülejäänud finalistid siis protestasid. Ja saavadki varem minema enne Hillar Lismani ja Turgo Rajad. Ja seda nõus võeti nüüd kuulda ja kui see nüüd nii jääb, ega siis midagi enam ei muutu nagu ka eelmises sõidus. Vaja oli ainult natukene hoogu lükata. Aga kahjuks on Hillar Lisman ja Virgo Tigane sellest sõidust katkestanud ja kas mida sõidab ümber või oli midagi muud, ei oska öelda.
praegu on aega. Liidrid on viimasel ringil ja liidrid on siis ikkagi number 151 Kalvi Kaste ja Aivar Klemm, kes on teist võistsõitu juba võitnud, aga tüdrukud on Karolin ja Kristlin on nüüd tulnud teise kohaga ja on võrdselt siis 2 sõidu